Vladimir Putini visiit Hiinasse võib viimasel hetkel ära jääda. Täna juhtus ilmselt kõige jultunum ja samal ajal kõige rumalam asi, mida Venemaa võis teha, vahetult enne Putini visiiti Pekingisse. Vaid mõned tunnid enne seda, kui kiilakas diktaator Putin pidi lendama Xi Jinpingi juurde, tabas Vene droon Shahed Mustal merel Hiina kaubalaeva, mille pardal oli Hiina meeskond. Ja see kõik juhtus päeval, mil Hiina oli just teatanud Putini visiidi läbirääkimiste teemadest ning selgus, et Hiina oli Ukraina teema kohtumise päevakorrast välja jätnud. Sellest hoolimata kinnitab Kreml, et eelviga hakkab Putin Hiinale müüma oma odavaid gaasi- ja naftaprojekte, millest Peking on juba korduvalt keeldunud. Samuti plaanitakse allkirjastada umbes 40 erinevat dokumenti ja deklaratsiooni, kuna kavatsetakse strateegilist partnerlust laiendada. Ja veel kardab Putin praegu Xi Jinpingi ja Donald Trumpi lähenemist, sest täna kinnitas Hiina mitmemiljardilise tehingu USA-ga. Seetõttu analüüsime, mis juhtus ja mida see tähendab Putini Pekingi visiidi jaoks. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga kõigepealt palun teil tellida see YouTube'i kanal, panna like ja kirjutada ükskõik milline kommentaar. Ja enne kui alustame, hetk teie tähelepanu, sest see saade ilmub Preply platvormi toel. See on Ukraina võõrkeelte veebipõhiste eratundide platvorm. Seal on umbes 100 000 õpetajat ja 90 keelt. See on ideaalne neile teist, kes näiteks elades välismaal õpivad saksa, inglise, poola või ükskõik millist muud keelt. Ja mis on teie jaoks väga oluline, praegu on neil esimesele tunnile 50% soodustus. Seetõttu on selle video kirjelduses link, millele klõpsates saate kohe 50% soodustuse. Siin on YouTube'i kanal Aleksei Petši, aga meie liigume edasi saate juurde. Täna, 18. mail teatasid Ukraina mereväejõud, et Hiina laev KSL Deyang sattus Venemaa droonirünnaku alla Mustal merel. Laev sõidab Marshalli saarte lipu all. Selle ettevõtte omanik on Hiinast, meeskond on Hiina kodanikud. See laev asus Ukraina territoriaalvetes Odessa oblasti rannikul, liikudes mööda Ukraina merekoridori. Ja just sel hetkel ründas seda laeva droon Shahed. Ohvreid ei ole, kuid tabamus on kinnitatud ja fikseeritud. Ja on ilmne, et Vladimir Putin teadis väga hästi, et see on just Hiina laev, mistõttu tahtis ta saata signaali Pekingile. Ukraina mereväe pressiesindaja Dmitri Platenchuk kommenteeris seda irooniliselt, mida on võimatu mitte märgata, seega järgneb tema tsitaat. Huvitav, mis küll venelasi ajendas, kui nad täna öösel otsustasid Shahediga Hiina pihta rünnata. Hiina kaubalaev meie merel. Mida Putin küll ütleb Xi Jinpingile? Juhtus kohutav viga, seltsimehed, aga võib-olla pole see üldsegi viga. Edasi avaldas Ukraina merevägi ametliku avalduse, tsiteerin. Venemaa näitab taaskord, et tema rünnakud kujutavad ohtu mitte ainult Ukrainale, vaid nüüd on see risk isegi tema lähimatele partneritele, kelle laevad satuvad Mustale merele. Aga see polnud muide ainus löök. Odessa oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleg Kiper lisas, et samal hommikul tabasid Vene droonid veel 2 tsiviillaeva, mis sõitsid Guinea-Bissau ja Panama lipude all. Kõik 3 liikusid mööda Ukraina merekoridori. See tähendab, et Venemaa ründas ühe öö jooksul 3 tsiviillaeva, neist üks oli Hiina laev. Nüüd poliitiline kontekst. Sest just sel päeval, 18. mail lendab Vladimir Putin Pekingisse tippkohtumisele, mis toimub koos Xi Jinpingiga. 19. ja 20. mail. 19. mail kohtuta seal ametnikega ja juba 20. mail Xi Jinpingiga. Visiit on välja kuulutatud, delegatsioonid on moodustatud, Kreml nimetab seda sündmust tohutu tähtsusega sündmuseks. Ja Peskov, Putini pressiesindaja, on juba avalikult teatanud, et Kreml paneb sellele visiidile väga suured lootused. Ja mida teeb Hiina vastuseks rünnakule oma laevale, mille pardal oli Hiina meeskond? Hiina välisministeeriumi ametlik esindaja Guo Jiakun teatas Putini ja Xi Jinpingi eelseisvate läbirääkimiste teemadest. Kahepoolsed suhted, koostöö erinevates valdkondades, rahvusvahelised ja regionaalsed küsimused, kuid Ukrainat ei mainita üldse. KSL KSL Deyangi laevaga seotud juhtumid samuti ei mainita üldse. Ja see vaikus iseenesest on ka vastus. Peking otsustas mitte avalikult reageerida. Miks? Sest iga reaktsioon on ikkagi poole valimine. Moskval selgituste nõudmine tähendaks tunnistada, et Venemaa ei ole liitlane, vaid oht. Vaikimine tähendab lihtsalt Putini vastuvõtmist nii, nagu oli plaanitud ja teeselda, et midagi pole juhtunud. Peking valis teise variandi. See on selline külm pragmaatilisus riikliku poliitika tasandil.
Kremli sõnul on Putini visiit ajastatud kokku sattuma 25. aastapäevaga heanaaberlikkuse, sõpruse ja koostöölepingust. Aga see on muidugi saatuse iroonia, rääkida venelastest kui heanaabritest. No jumal hoidku, et kellelgi veel sellised metslased naabriteks oleksid. Visiidi põhiprogramm on kavandatud 20. maiks kell 11 hommikul, Pekingi aja järgi kell 11:00. Kohtuvad Putin ja Xi Jinping. Ja nagu Putin abi, Ušakov ütles, tsiteerin. Kohtumise käigus on plaanis arutada meie riikide vaheliste suhete kõige olulisemaid ja tundlikumaid küsimusi. Vene poolelt osalevad kõik delegatsioonis viibivad asepeaministrid, presidendi administratsiooni esindajad, mitu föderaalministrit ja mitu suurärimeest. Siin kopeerib Putin täielikult Donald Trumpi visiiti. Pärast kitsas ringis peetud läbirääkimisi toimuvad läbirääkimised laiendatud koosseisus. Meie poolt osaleb 39 inimest. Lihtsalt 39 neist metsikutest venelastest lendavad praegu Pekingisse. Jumal hoidku. Pärast läbirääkimiste lõppu toimub dokumentide allkirjastamise tseremoonia, ütleb Ušakov. Oodatakse, et allkirjastatakse umbes 40 dokumenti. Putin ja Xi Jinping allkirjastavad ühisavalduse kõikehõlmava partnerluse ja strateegilise koostöö edasise tugevdamise kohta, samuti heanaaberlike suhete, sõpruse ja koostöö süvendamise kohta. Lisaks võtavad nad vastu ühise deklaratsiooni mitmepolaarse maailma ja uue tüüpi rahvusvaheliste suhete loomise kohta. Kuid kulisside taga on olukord muidugi Putini jaoks veidi keerulisem. Ja Putin lendab ilmselgelt Hiinasse oma energiaressursse müüma, sest mida muud venelased veel müüa saavad? Nafta, gaas, haruldased muldmetallid, puit, kõik. Venelane on selline olend, kes ei suuda midagi luua. Seepärast nad müüvadki ainult ressursse. Aga Hiina on juba suutnud panna Putini teisejärgulisse positsiooni. Asi on selles, et Hiina on täna kohustunud ostma USA-lt põllumajandustooteid $17 miljardi eest igal aastal järgmise 3 aasta jooksul. See on otsene tagajärg Pekingi tippkohtumisele Trumpiga. Ja kokku teeb see $51 miljardit ja samal ajal selle järeleandmisega võtab Peking praegu vastu Putinit. On ilmne, et see on selline topeltmäng, mida Hiina mängib meistrilikult. Ostetakse Ameerika sojaube ja võetakse vastu Vene diktaator. Vaikitakse rünnakust Hiina laevale ja allkirjastatakse strateegilise partnerluse deklaratsioon Moskvaga. Tehakse Trumpile kaubanduslikke järeleandmisi ega aidata Venemaale Ukraina küsimuses survet avaldada. See ei ole neutraalsus. See on, ütleksin, kasu maksimeerimine mõlemalt poolt. Mida tähendab lõpuks Musta mere intsident Hiina-Vene suhete jaoks pikaajalises perspektiivis? Hiina rajab oma positsiooni konstruktiivse strateegilise stabiilsuse põhimõttele. See on sõnastus, mis võeti vastu Xi Jinpingi ja Trumpi tippkohtumisel. See sõnastus tähendab koostööd kui alust, konkurentsi kontrollitud piirides ja erimeelsusi kontrolli all. Nii on hiinlased selle määratlenud. Rünnak Hiina laevale on erimeelsus, mis on kontrolli alt väljunud. Venemaa ründas liitlase laeva vahetult enne ajaloolist visiiti ja mida liitlane tegi, vaikis. See ütleb väga palju. See kas räägib Pekingi kannatlikkusest või sellest, et Hiina ei näe Venemaad enam võrdse liitlasena, vaid kui nooremad partnerid, kellele võib nii mõndagi andeks anda. Sest tegemist on lihtsalt bensiinijaamaga. Mida sealt ikka oodata? Mõlemad tõrgendused viitavad ühele ja samale. Jõudude tasakaal piiranguteta partnerluses on juba ammu nihkunud Hiina kasuks. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta laiki panna. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha annetuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!